Tervitused teile kõigile, kes olete jõudnud minu kanalile. Antud video olen koostanud teemal maikuu sõnumid aastal 2023. Olen välja toonud 4 erinevat gruppi, mille vahel saate valida. Võid valida rohkem kui ühe grupi. Võta see info, mis sind kõige enam kõnetab ja aitab edasi oma elu kujundamisel. Kui oled valmis kaardi lugemiseks, vaatame lähemalt neid 4 gruppe, mille vahel saate valida. Kui valisid grupp number 1, see saab olema sinu maikuu lugemine. Põhienergia ma näen sulle on loomingulisus, et ma näen loomingulisus nagu enda väljendamisel, ehk siis oma mõtete, soovide, tunnete nagu siuke tugev väljendus. Kuu tuleb maikuuses, see võib olla seotud sõprussuhete, koostööpartneritega, töö juures, aga ma tunnetan ka hästi tugevat sellist nagu romantilist koosolemist oma kaaslasega, kellel ei ole kaaslast, et siin võib võimalus tulla võib-olla avada ennast uutele inimsuhetele ja just nagu romantilises mõttes. Ma näen ka osade puhul, et kes on mingid koormad kanud hästi pikalt, et siis on nagu hea kuu, maikuu nagu avab sinus selle võimaluse nagu kuidagi nagu teha oma süda kergemaks ja nagu lasta vabaks ka paljudest asjadest, mis on sulle nagu valu põhjustanud ja sa tunned, nagu sa ise tunned, et oled valmis selleks. Ja maikuu energiat on ka, ma tunnetan sellist nagu on sõnnikuu, läheb üle siis ka kaksikuteks, et ongi selline nagu suhtlemine nagu hästi tugev sulle maikuuses. Vaadates nüüd teejuhtide sõnumeid, siis ma tajun siit et mõnedel võib tulla nagu uus suhe esile. See ei pea tingimata olema armastussuhe, aga ma tunnetan just tugevat nagu energiat, et uue suhte energia ja siin võib olla ka see, et uuele levelile minek, see võib ka koduga seotud teemad olla, et uus kodu või kolimine kuskile mujale, et just nagu siuke hästi kodune ja siuke kodune olek tuleb hästi tugevalt esile, et emotsioonid just sellega seoses. Siis ma tunnen ka, et võib-olla võib sul valikuid hästi palju maikuuses olla, et ei tea nagu mille vahel valida. Et siis võtagi nagu võib-olla aega mõtlemiseks, analüüsimiseks, kellegagi arutamiseks, kuna see võib natukese segadust tekitada, sest valikuid on palju, nagu ma näen siit, et ma tunnen et nagu mingi valikute tegemine käib sul tugevalt maikuuses, millegi otsustamine nagu. Ei tea, mille vahel nagu valida. Ja siis ma tajun ka nagu sõpradega on hea aeg nagu koos veeta, et on kas tähistamised, mingid peod, lihtsalt koos olemised, et sellist tähistamise energiat ma tunnen ka kas sõprade või kolleegidega või kuidagi selline nagu energia tuleb tugevalt esile. Ingli sõnumeid ma tajun siit nagu hästi tugevalt on see, et kui sul on tõenäoliselt, kes selle grupi valisid, et toimetavad nagu mitme asja kallal, et kas sul on võib-olla 1 või 2 töökohta, mingid projektid, et sa oled nagu siin, seal, igal pool, et sa nagu igale poole su energia läheb ja et siin kaartides tuleb ka välja see, et on hästi oluline, et sa hoiaksid oma tasakaalu. Ja ma arvan, et siuke tähistamine kulub sulle ära, et võib-olla sa oled hästi nagu fokusseeritud olnud nagu karjääriliselt ja tööalaselt nagu kõigile teistele, aga nüüd tunnen, et sul on aeg endal ka nagu aeg maha võtta, nagu nautida elu lõdvemalt, võtta elu et nagu rohkem rõõmu, et sa oled ikkagi nagu siukses toimekas energias, aga vahepeal nagu aeg maha võtta.
ja siin ma näengi, et on olemas keegi oluline inimene ka sinu elus, kellega on nagu soovitus kohe rohkem aega koos veeta, toimetada koos, olla koos, jagada mõtteid, tundeid. Et ka tunnetan just nagu sellist, kas on hea nagu parim sõber või kellel on kaaslane, kes on hästi nagu sihuke nagu hingesugulase tasemel. Et sihuke mõnus energia, et sihuke ma tunnetan toetavat ja armastavat energiat grupp ühele. Kristallikaardides ma tajun seda, et et sihuke kire energia tahab tagasi tulla, et võib-olla sa oled seda natukese alla surunud, siis maikuu on jah, just selline hea aeg nagu tuua kõik see tagasi, et sütita ennast rohkem, et tegele sellega, mis sinu nagu südame prõksuma paneb. Ja et ma arvan, et nagu läbi nagu enese väljendamise ka, et võib-olla sa tahad kellegi koos midagi põnevat teha, et just siukest loomingulist ja mis nagu kirge täis, et siuke sönni energia on ka selline sensuaalne ja kirglik, et seda võiks rohkem tuua maikuuses sisse. Armastuse sõnumeid ma näen, et lase nagu armastusel tulla, et lase seda nagu kogeda. Ava nagu oma südame tšakra ja nagu lase nendel mõnusatel tunnetel ja emotsioonidel oma südame tšakrasse siis koguneda, et see annab sulle rohkelt sellist positiivset energiat, siukest tingimusteta armastus, ma tunnen ka siit tugevalt tuleb nagu esile. Ja ka mõtle sellele, millal sa kogesid nagu minevikus seda, et kui sa oled tükk aega kogenud, siis nagu ma tajun, et maikuuses sa saaksid uuesti hakata seda kogema ja ennast jälle nagu nii-öelda elusana nagu saaksid tunda ennast nagu nagu elusana just selles valdkonnas, nagu mis puudutab sidemeid ja suhteid ja eriti nagu romantilisi sidemeid. Aga ka neid loomingulisi asju sinu elus, et sihuke energia nii hästi tugev, niisugune nautimuse energia. Ja siit ma näen, et võib-olla sa oled ise hästi pikalt nagu oodanud, et keegi võiks sinu jaoks midagi teha, aga ma tunnetan just seda, et astu ise nüüd välja sellest tsoonis, kus sa hetkel oled ja võta nüüd juhi rolli enda kätte, et vahepeal peame ise olema juhi rollid, vahepeal me peame olema ise need, kes lükkavad energiat käima, lumepallid veerema, et siin nagu saadab juhi energia nii-öelda maikuuses, et nagu hästi palju on sinu enda teha, kuidas sinu kuu kujuneb just. Et need olid sõnumid sinule maikuuks. Kui sulle see video väga meeldis, võid jätta laiki, nii-öelda meeldimise, ka kommentaarid võid jätta, mis kõnetas, mis mitte. Ja kohtume järgmises videos. Tšau! Kui sa valisid grupp number 2, siis selline saab olema sinu maikuu. Nii, samamoodi nagu grupp 1, siis kurgutšakra on hästi tugev või selline jälle enese väljendamine, et suhtlemine, aga just nagu oma mõtete, tunnete väljendamine saab olema hästi oluline sulle ka. Grupp number 2 maikuuses, et ole sina ise, räägi, kes nagu jaga oma tundeid ja mõtteid selles, kes sa oled nii-öelda. Et võib-olla sa oma olemuselt natuke kinnine või oled olnud kinnisem pikemat aega, et nüüd ma näen, et sul on aeg nagu ennast avada ja näidata oma tõelist palet ja ma tajun ka siit seda, et võib-olla lapislasuuli, sihuke sinakas kivi võib sulle abiks olla nagu enese väljendamisel just maikuuses. Ja sihuke nagu väljendamine, et ka see väljendusse võid panna ka kunsti või muusikasse või luuletuste kirjutamisel, et ma tunnetan ka sinu puhul, et maikuu ootab sinu poolt rohkem sellist eneseväljendust. Teejuhtide sõnumid ma näen siit, et
kas kannad mingit koormat, et võib-olla see ongi see, et miks sa oled nagu ennast võib-olla sulgunud pikaks ajaks, et sul on nagu hästi palju neid saudasi nagu kuklas ja et sa nagu võib-olla sa pead kogu aeg endas maksimum ja kogu aeg sa pead nagu siukene nagu valmis tegutsema. Et võib-olla sa võtad teiste inimeste emotsioone või nagu koormust enda kanda. Et sa nagu, ma näen nagu seda väsimust sinu nagu näos ja selles, et kaua veel, et ei jaksa nagu enam, et see on küll andnud nagu hästi palju sulle erinevaid kogemuste pagasi, nagu ma näen siin taga taustal on nagu erinevad nagu kotikesed, mis on nagu juba täis erinevaid asju, aga ma tunnengi, et võib-olla sellepärast sul nüüd ongi aeg nagu lasta nagu vabaks nii-öelda erinevad koormused, mis sul on selles mõttes, et mida sa saad nagu vabaks lasta, et ilmselt kõiki asju ei saa, et mõnda asju tuleb kahjuks kauem kanda, aga mis sa saad ja võib-olla võtta aega endale ja rääkida või küsida abinõu kelleltki, et võib-olla sa oled tundnud mingit kriitikat inimeste poolt ka selles, et sa tunned, et sa ei jaksa võib-olla vanat viisi käia ja sa tahad nagu teisiti minna või sul on nagu, ma tunnen, et grupp number 2 on selline nagu teistmoodi mõtleja, kellel on täiesti oma nägemus. See võib olla ka seotud karjääriga, et sa tahad midagi muud teha, et sa oled selline hästi orienteeritud nagu küll töö tegemisel, et sa oled hästi töökas. Aga ma tajun, et sa tahad nagu sammu edasi võtta nagu kõrgemale, et kas võib-olla iseenda nagu bossiks hakata või teha midagi muud, mis tooks sulle ka nagu rahaliselt väga hästi sisse, aga ma tunnen, et sa tahad nagu rohkem nagu võib-olla astuda välja sellest, mis siis nagu enam, et ei ole vaja nagu, et see toob sind rohkem nagu võib-olla energeetiliselt alla ja sa tajud ise seda, et ma ei jaksa enam seda asja, et ma tahan teisiti, aga võib-olla siis inimesed su ümber ei pruugi sinuga nõustuda selles osas, et sa võid siis natuke kriitikat ka kogeda või mõned juba on kogenud seda ja mõned teist võivad ka kogeda. Et siit ma lihtsalt tajun seda, et tuleb nagu endale kindlaks jääda, et kõigile ei peagi meeldima. Ja kui süda, see on nagu see, et kui süda juba nagu kutsub, et see ei ole nagu mõistus, mis ütleb, vaid süda ütleb, et kõik aitab, ei taha enam, et ma tahan midagi muud, siis tuleb südant kuulata, siis on juba viimane aeg muutus teha selleks. Inglisõnumeid ma tajungi siit, et sul on hästi palju ka mingeid uusi ideid, mõtteid, ma näengi, et ikkagi oluline on jah, nagu suhtlemine ja et kes ei nõustu sinuga või sinu mõtetega, see täitsa okei ei peagi. Et see võivad tulla siuksed mõned nii-öelda kommunikatsiooniprobleemid esile, aga ära lase ennast nagu heidutada selles, et sul need uued mõtted, mis ka pähe löövad seoses sellega, mida su süda tajub ja tunneb, ei ole asjata, et seda peaksid nagu kuulda võtma. Ja juba mingid sammud võib-olla siis tegema selleks, et mõned võib-olla teist on teinud, aga mõnedel teist esineb see ikkagi veel nagu mõtete tasandil, et siit tuleb nagu jah, nagu reaalsuseks tuua. Ja ma näen ka seda, et maikuu toob ka nukseid nagu mõnusaid hetki ka selles mõttes, et sul on ka nagu tugi olemas, kas pere näol, kas mõned sõbrad, mõnedel puhul ma tajun nagu kolleegid, et on olemas keegi ikkagi, et sa ei ole üksi, et sul on olemas inimene või inimesed, kellele sa saad ennast nagu avada ja nagu rääkida oma tunnetest ja mõtetest, mis vaevab, mis kurnab, mis väsitab, aga ka rõõmu mõtetest, et ma tajun, et sul on olemas need inimesed. Ja miks mitte võtta aeg maha ja minna kohvikusse näiteks, üks mõnus koogitükk ja siukene kohvi kõrvale või ka välismaale näiteks, et ma tajun, näen hästi palju rohelist ja sellist rohelist energiat tuleb tugevalt esile, et võib-olla mõned teist tahavad Pariisi näiteks minna. Et võtta ka see mõnus aeg endale, et ma tajun, et mai oleks suhteliselt mõnus aeg nagu ka nautimiseks. Et see on nagu sonni energia on maikuuses. Et see on siukene toidu nautimine, elu nautimine. Et naudi ka elu rohkem maikuuses, et siin täitsa soosib see.
siis ma siit tajun ka seda, et roosa kvartsil on hästi nagu sihuke oluline sõnum sulle. Saab natukese lähemalt vaadata, et ava oma süda, et ma arvan, et sa tahad rohkem nagu ennast väljendada just oma nagu südant, et mis su südames toimub, et see ei ole nagu, mis sul nagu mõistuses on, et su mõistus üritab aru saada, aga ma tajun nagu, et mis su südames toimub, et see tahab siukest enese väljendamist just nagu jah, sinu poolt nagu, et ava süda nendele, keda sa oma elus väga usaldad. Ja ma arvan, et sa saad sealt väga palju ka tagasi, et sa tunned ennast lõpuks ikkagi mai lõpuks ennast paremini. Armastuse sõnumid sulle, et mõnede puhul ma tajun, et võib seotud olla suhetega, et on mingid mustrid, mis kas korduvad, et mis ei ole nagu, asjad ei ole nagu paremaks läinud ja võib-olla see on ka põhjus, mis sind häirib või oled nagu lukku tõmmanud ennast. Et kui sa tajud seda, et on vaja muutust või on nagu midagi vaja muuta ja see on nagu jällegi su süda räägib seda, siis siit kaardist see on nagu kinnituseks sulle, et et tõenäoliselt tuleb sul midagi nagu suhete tasandil võib-olla muuta, et kelle romantiline, kelle sõprussuhted, et loomulikult see on oma ette töö nii-öelda ja nõuab julgust ja tugevust, et rääkida ausalt ja avameelselt. Aga ma tajun, et jah, et mingi nagu muster peab nagu muutuma või nagu ei saa päris vanamoodi jätkata. Ja lõpusõnum sulle ma näen, et on põhjatäht. Et jah, ära kaota nagu oma jalgealust, et ürita siis ka kahe jalaga nagu maa peale jääda, et ka need kõik emotsioonid, mis sul võivad esile tulla maikuuses, et see on kõik okei, et kogeme kõik erinevaid tundeid, mõtteid. Lase nendel esile tulla, lase nendel nagu olla, tegele nendega ja ma loodan, et sul on ka inimene elus ikkagi, keda sa tõesti väga tugevalt nagu saad usaldada, ennast niimoodi väljendada, et sa saad täiesti sina olla oma tunnete ja emotsioonide keskel. Et ma soovin sulle palju edu selleks nii-öelda, kui see võtab sul nagu väga palju julgust, et ennast avada. Aga ma näen, et see soosiks sind väga ja sa tunneksid ise ennast paremini, kui sa seda teeksid. Et ava ennast, julge enda eest kõneleda ja ära unusta ka elu nautimast. Kui see video sulle meeldis, võid jätta mulle laiki, meeldimise, võite kommentaari alla kirjutada, et mis kõnetas, mis mitte. Ja näeme järgmises videos. Tšau! Kui sa valisid grupp number 3, siis selline saab olema sinu lugemine maikuuks. Nii. See põhisõnum sulle või siis siuke tšakra, mis on hästi tugev, on siis juurtšakra, jah. Et vundament siis nii-öelda. Et kas on midagi, kas ma tajun midagi nagu, mitte nii-öelda ligadi-logadi, aga millegi koha pealt võib-olla sul ei ole vundament kõige tugevam elus, kus sul võib-olla, et kui sa üritad midagi peale ehitada, siis ei püsi kaua, ehk siis see kukub kokku. Et ma tajun, et võib-olla grupp number 3 on see, et sul on mingi teema, mingi olukord, mis on nagu ei ole hästi püsiv, sellepärast et see vundament all ei ole tugev, et see võib olla seotud ka sinu mõtetega, see võib olla seotud suhetega, tööga, perega, kooliga, mis iganes, et midagi peab nagu tugevnema või nagu tuleb nagu tugevam kiht alla laduda, enne kui sa hakkad mingit uut asja ehitama, või on sul üldse kuidagi selline energia nagu üleüldiselt. Et ma näen, et maikuuses oleks hea nagu alustada vundamendi tugevdamisega, mis iganes teemast sa tajud ära, et see sind kõnetab. Ja kui ma vaatame nüüd siit lähemalt teejuhtide sõnumeid sulle, siis lisaks sellele ma tajun, et võib-olla mingit tasakaalu on rohkem su elus vaja. Et sa oled hästi tugevalt selles energias, et kõik, mis sa endast välja annad, selle sa saad ka tagasi. Siin võib olla seotud rahaga, nagu palgaga või tuleb nagu ootamatult mingid kingitused,
pisikesed kingitused nii-öelda, mida ei osanud nagu selles mõttes oodata. Aga ma näen ka seda, et siin võib-olla sa tajud seda, et peaks enda poolt rohkem andma maikuuses, midagi ära tegema, võib-olla osa võtma mingist vabatahtlikust projektist või tegema midagi teiste jaoks, nagu midagi ühiskonna jaoks, et ma tajun ka võib-olla nagu sellist energiat tuleb siit läbi. Ma näen, et osade puhul on ka see, et on seotud nagu lastega või kellel on alles väike beebi alles tulnud äsja ilmale. Kuidagi temaga on seotud, et tema võib-olla tahab sinu tähelepanu. Ja ma tunnen, et mingil määral, et maikuuses võib-olla grupp number 3 pead olema sina rohkem nüüd see, kes annab rohkem nüüd endast välja. Et võib-olla sa oled hiljuti ka saanud hästi palju, et nüüd ma tajun, et nüüd lähevad energiad nagu selliseks, et nüüd tuleb enda poolt midagi teha, et enda poolt anda, toetada teisi, olla nii-öelda sellises emalikus või isalikkuse energias. Ja ma tajun, et võib-olla sa oled nagu millegi koha pealt kinni olnud ja nii-öelda stagnatsioonis, et või sa ei näe nagu asja hästi selgelt nagu, mis su enda ümber toimub, mis su sees toimub. Et siin ma maikuuses tunnengi, et astu nii-öelda siis enda sellest kestast välja, mine nii-öelda maailma ja tee midagi teiste jaoks vahelduseks. Ja võib-olla sa oled selle peale ka mõelnud, et tahaks midagi teha, tahaks midagi oma poolt panustada. Siis ma näen, et see tegelikult annaks sulle mingit sisemist rahu ka tagasi ja loomulikult kõik, mis sa endast välja annad, see tuleb sulle üks päev ise tagasi. Ja on see hea või siis halb. Inglisõnumid ma näen siit. Jah, et sa võid kogeda ka maikuuses erinevaid emotsionaalseid kogemusi, et mida sa ei ole enne nagu tajunud. Mõnede puhul ma tajun, et see on seotud lastega. Ja siin ma näen, et võib ka tulla kutsed esile, mis on seotud nagu kuskile sotsiaalsetele kohtingutele või miitingutele või kuidagi nagu grupiga nagu niisugused nagu midagi koos toimetamine just nagu grupp inimestega. Et iseasi, kas tahad minna või mitte, aga ma nagu tajun et on nagu niisugust sotsiaalsust võib-olla vaja ja sotsiaalsust nagu kuidagi midagi koos ühiselt teha, et sa ei pea nagu üksi kõike tegema, et kui sul tuleb pakkumine midagi koos sotsiaalselt teha, ma arvan, et see oleks ka hea aeg ja kuidagi annaks sulle mingit tasakaalu nagu ellu rohkem juurde. Siit nagu veekuninga energiast ma tajun seda, et mine natukese nagu ka rohkem, mitte natuke, vaid rohkem nagu vooluga ka kaasa, et sa oled ise kuidagi sellises, võid tõenäoliselt olla ka tugeva veeenergia esindaja või on su ümber keegi meesterahvas või keegi tugeva meesenergiaga, kes on sellises kuninga energias, et ta on siuke abivalmis, sõbralik, ta on siukene nagu küps. Ja ma tajun ka sinu puhul seda, et selline energia võiks sul nagu terve maikuu olla, et sa oled suuteline palju tegema, saavutama, oled nagu siukest, suudad nagu emotsionaalset tuge pakkuda ka teistele enda ümber. Ja et tajun sinust seda ka usalduse energiat, et tegelikult sa oma olemuselt oled hästi abivalmis ja tahad aidata ja tahad nagu midagi teiste jaoks teha, et maikuu nagu täitsa hea aeg selleks, mis aitab võib-olla sul anda uusi ideid, mõtteid, kuidas ennast tasakaalu luua, midagi põhja sellest nagu ette valmistuda ja midagi uut võib-olla annab see sulle ideid, mida uut saaksid teha, aga enne nagu pead kogemusi saama selleks, et siis põhi ette valmistada ja siis midagi uut peale ehitada. Kristalli sõnumites ma tajun sitriini energiat. Ja et sa oled nagu, peaksid tooma valgust nii-öelda endasse ja teistele. Et jah, maikuu sulle nagu sobib selline, et anda ja jagada valgust ja infot ja enda kogemusi teistega, et sul on endal mingid teadmised ja kogemused mingis valdkonnas olemas ja inimesed, ma tajun, oleksid täitsa nagu
nagu tahaksid võibollagi kuulda sinult nõu ja samas ma tajun ka seda, et kui olla osa mingist vabatahtlikust grupist või teha mingit vabatahtlikku projekti, et sinu poolt tuleb väga palju, et see on väga sihuke täiendav ja sihuke hea energia, et ma näen, et sinus on see energia olemas, mis tahab välja tulla. Vaadates nüüd armastuse sõnumeid, et hinda igat momenti, et kas kellel on partneriga, kellel perega, kellel üksi, et hinda seda ka aega. Üldse nagu ma tunnen, et just see maikuu, et sa tegelikult, kuidas öelda, et sul on nagu võimalus nagu kasvada nii armastuses kui ka enesearmastuses, tingimusteta armastuses. Ma tajun, et see saab olema sul ka päris tugev mais ja hinda seda, et see toob sulle võib-olla hästi palju pisiasju nii-öelda, mille peale sa ei osanud enne nagu võib-olla tähele panna, mis võib sind muuta ja et sa nagu võid läbi selle nii-öelda õppida hindama seda, mis su ümber on. Et ma tajun, et su ümber on väga palju maagilisi hetki ka, et mis tegelikult võivad sulle nagu väga head tunnet pakkuda. Ja lõpetuseks ma näen, et sa käid läbi erinevaid faase, et isegi kui sa ei tunne alati ennast hästi, see on täitsa okei. Eks me kõik kogeme seda ja tajume niimoodi aeg-ajalt, aga see on täiesti okei. Et lihtsalt lase olla, koge, naudi vahepeal ka elu, tee midagi, anna endast midagi välja. Et see on okei, kui sa oled õppimise käigus millegi osas, et me kõik õpime, me kõik loome vundamenti mingi uues valdkonnas või alal, et see on täiesti okei kõik. Ja kui sulle see video meeldis, võid jätta laiki, nii-öelda meeldimise, kommentaarid alla, mis resoneerus, mis mitte. Ja me näeme järgmises videos. Tšau! Kui sa valisid grupp number 4, siis selline saab olema sinu lugemine. Põhienergia sulle maikuus ma näen on siis chakra lahtilaskmine. Ja lahtilaskmine ei tähenda alati seda, et sa pead milleski nagu alla andma. Ma tajun seda, et võib-olla mingi tulemus või mida sa ootad millegi osas, mingi vastus, et võib-olla nagu kinnisidee energia tuleb siit, et võib-olla saad kinni mingis konkreetses tulemuses, aga siit tuleb nagu sõnum, et lase lahti, et lase asjal tulla nii, nagu ta tuleb, et see vastus jõuab sinu niikuinii, aga ära nagu jää kinni selles, et see vastus või mingi tulemus peab olema ainult selline, nagu mina loodan või soovin. Kui vaadata nüüd teejuhtide sõnumeid, siis ma tajun, et siin maikuuses võib esile tulla see, et kas sa oled võidelnud millegi nimel hästi pikalt või mingid nagu asjad, mis ma tajun, et sind ei kõneta enam, et sa ei viitsi enam nagu. Et on siuke tüdimuse tunne, et aitab küll. Ja ma näen, et kas see võib olla seoses tööga või perega või kuidagi, et kogu aeg mingi võitlus või enda kehtestamine käib, et ja siit nagu see ei too nagu mingit tulemust, et osade puhul ma tajun, et see on pikalt olnud ja et sa nüüd maikuuses tunnedki, et kulge aitab, et niimoodi enam ei jätka, et pole mõtet, et mis mõttes me kogu aeg võitleme siin mõõkadega, et see ei vii kuskile nagu, et kogu aeg on, et tajun seda energiat, et kes või kuidas on parem või kes kuidagi paremini suudab nagu võidelda või kaitsta või kuidagi. Et siin ma tajun, et selle osas võib-olla see võib ka sellega seotud, et aitab küll, ma ei viitsi, et ei pea ennast kogu aeg tõestama või kuidagi nagu andma mõista kogu aeg, et ma tajun, et maikuuses võib sul muutus tulla just selles osas, et kõik aitab. Ma ei viitsi vaielda, kakelda kellegagi, et mul ei ole seda vaja, et see ei vii niikuinii kuskile. Siit ma tajun ka seda, et sul võib sisetunne hästi tugev olla, et kas unenäod, visioonid, märgid universumi poolt või kuidagi tajud nagu rohkem ja siit ma nagu tunnetan ka seda, et
et sa peaksidki nagu ennast kuulama rohkem, oma sisetunnet, et kui sul sisetunne juba annab ka mõista, et aitab, las ta olla nii, las see läheb nii, vahet ei ole enam. Et kuula seda, et see nagu, see sisetundekaart on alati selline, et sa juba tegelikult ise tead ka, mis peab muutuma, et millel pole nagu enam tulevikku või pole mõtet nagu. Siit tajun ka, et osad teist tahavad nagu liikuda nagu rahulikumatesse vetesse, et võib-olla on siuke tormiline teekond selja taga ja sellepärast sa tajudki, et kõik aitab, ja osade puhul ma tajun, et on reisile minek, et siin ma tajun Soome energiat või kuidagi nagu laeva peal olekut või üldse nagu laeva, nagu võtate laeva kuskilt välja või nagu rendite või nagu kuidagi nagu veega tahad rohkem nagu kontaktis olla. Et võib ka üldse niisugused erinevad välismaa riigid olla, kus on nagu hästi palju vett või kuidagi nagu kruiisilaevad ja kuidagi selline energia tuleb ka. Et või mõned teist kolivad välismaale või tahavad mujale minna. Ja nagu perega just ma tajun, et ka reisimiseks on täitsa nagu siuke sobilik või võib-olla ka vajalik sulle, et nagu keskkonnast, sellest tormilisest keskkonnast eemale minna. Ja siit ma tajun ka sellist, et sa rohkem oled nagu võib-olla keskendunud või oled oma olemuselt selline õhuenergia esindaja, siuke konkreetne, aus, otsekohene. Et siit ma näengi, miks ma tajun seda, et sa lased lahti asjadest, et vahet ei ole, jälle siuke mõõga energia tuleb siit esile, siin on ka liblikas, et on selline nagu transformatsiooni aeg, mingi muutuse aeg, mis sa tunnedki, et jep, ma võtan selle teekonna nüüd ette, on ju, lähen mujale, teen midagi muud, et ma ei jätka enam seda, mis ei too mingit tulemust, et sa nagu täitsa kainelt hindad seda mõistust, et nii pole enam vaja. Et on vaja teisiti nüüd teha midagi, teisiti kuidagi oma elu muuta. Ja sa hindad seda nagu läbi oma kaine mõistuse. Inglise sõnumites ma tajun seda, et sa tahad nagu rahu oma ellu rohkem saada. Ja siit tuleb ka see sõnum esile, et nagu jätta nagu minevik nagu, või mis on minevikus olnud, lase olla nüüd. Et lase selle minna, et parem tulevik on nagu tulemas, et let go again, et 2 korda tuleb see nagu lase lahti laskmise energia. Et ma täitsa tajungi, et sa hinges tajud nagu rahu mingis valdkonnas või teemas, mis sind nagu ei ole kuskile viinud, ja eks ta natukene olegi nagu võib-olla süda ja see mõistus võivad konfliktis olla, et mis ma nüüd teen. Tegelikult on see, et tee üks otsus ära, tee muutus ära, et ära jää nagu sellesse energiasse jääda, mida ma teen, et ma tajun, et sa tegelikult suudad väga hästi ära otsustada. Ja maikuuses võib-olla oled rohkem nagu 2 jalaga maa peal nagu mõistuse mõttes, et sa suudad nagu kainelt näha erinevaid variante, mõtteid, mis su endast tuleb, võib-olla teiste inimeste soovitusi, et üle analüüsida pole vaja, et hinda küll plussid, miinused ja lihtsalt tee mingi valik. Ja sa võid võtta aega selleks ja võid ka nagu, aga ma tajun, et sa rohkem teed nagu valiku mõistuselt nagu tulenevalt. Siis ma tajun näed, malahiidi energia ongi, et on aeg muutuseks, et midagi peab muutuma, midagi tuleb lahti lasta, et ei saa enam. Et täitsa õiged kaardid grupp number 4-le, et tuleb mingi uus muutus ja vana siuke elu nii-öelda tuleb lahti lasta ja mitte sellest kinni hoida, sest nagu sa näed ise, et see ei ole sind kuskile võib-olla viinud või selle aeg on läbi saanud. Et siin malahiit annab nagu mõista, et nii, sa oled valmis uueks teekonnaks, et tee nüüd otsus, mis tee sa nüüd valid, mis on see uus teekond, kuhu sa hakkad minema, lihtsalt tee otsus ja tee juba esimesed sammud sellele. Siis armastuse sõnumid, siit ma tajun nagu, et kuidagi ka nagu ära unusta ka oma lahkust jagada,
enda ümber maailmaga, loodusega, jälle ma tajun niisugust liblikate energiat või hästi palju liblikaid näha ka. Enne kui sul mingi muutus toimub, siis võib-olla sa võidki hakata nagu mingeid liblikaid nägema, et muutus on tulemas su ellu, või hakkad nägema inglinumbreid 5 ja siis 5, näete, siin on ka 5 on ju, et kas 3 viite, 4 viite, et sihuke 5 energia on tugev sulle. Ja et jah, sihuke nagu tood seda lahkust endasse ja teistele ümber, siis see muutus saab ka sinu jaoks nagu hea ja positiivne olema, et sul saad seda tugi nii looduselt, universumilt ja kui ka teiste käest, et see annab sulle nagu energiat ja nagu siukest julgust, et ma olen valmis muutuma, ma olen valmis lahti laskma vanast, ma olen valmis edasi liikuma ja see on nagu, ta annab sulle nagu rahu sinu mõistusele, aga samas ka sinu südamele. Ja lõpetuseks ma tajun, on siukene energia sulle, et siukene nagu, ja siuke edasiliikumist, siuke ambitsioonikust on vaja sinu poolt nüüd maikuuses rohkem. Et ikka see sõnum, et nagu kui sa mõtled nagu kosmose peale, siis kuud ja tähed ja kõik planeedid, kes seal on ümber, et igalühel on tegelikult, nad ei ole ju tegelikult nagu puntras, on ju. Igalühel on oma siuke ruum ja nagu piisavalt ruumi hingata, tegutseda, toimetada, et seda on ka sinul. Et ela rohkem enda järgi, mis annab sulle nagu südamerahu ja ka mõistusele, et jah, sellist nagu tugevat siukest edasiliikumist ja ambitsiooni ma tajun ka sulle. Lisaks veel siis maikuuks. Et ja, et selline oli minu lugemine sulle, et kui sulle see meeldis, võid jätta laiki, meeldimise, kommentaari alla, mis kõnetas, mis mitte. Ja me näeme järgmises videos. Tšau!